tere tulemast, minu nimi on Kaisa, aga ma arvan, et enamus teist juba teavad seda. Ja üle pika aja oleme jälle minu köögis. Kui ma filmisin teile nädala ostukorvi video, siis päris mitu inimest ja päris mitu teist kirjutas mulle, et ma võiksin näidata, et mis nendest koostisosadest edasi saab, mida ma siis nädala jooksul nendega teen. Ja minu arust see oli geniaalne idee. Me tõesti ostame iga nädal väga sarnaseid koostisosasid, mitte küll kogu aeg sama, aga väga sarnaseid, aga nendest ei tule kunagi üks ja sama toit. Iga nädal me sööme ikkagi midagi erinevat, sest et ma ei ole väga see, kes suudaks süüa ühte sama asja mitu nädalat järjest, see lihtsalt see ei sobi mulle. Nii et täna ma näitan teile, mida me siis selle nädala jooksul sööme ja mida ma teen nendest koostisosadest ja ma loodan, et te saate siit midagi kasulikku. Ja enne kui me video juurde lähme, siis ära unusta panna subscribe, kui sa seda teinud ei ole, ja like'i, sest et siis ma tean, et ma võiks veel teha võib-olla selliseid videosid ja jätkuvideosid äkki eelmistel videotel. Kuna ma tahan teile ikkagi näidata seda võimalikult realistlikult, ma ei taha midagi ilustada, ma ei hakka teile näitama mingit ebarealistlikku, ma ei tea, meal prep'i, siis me teeme seda täpselt niimoodi, nagu ma teeksin seda iganädalaselt, ehk siis segamini. See ei tundu võib-olla loogiline järjekord, aga tegelikult see on väga loogiline, sest et minu soovitus teile on, et kui sa meal prep'id või siis mida mina teen, on see, et ma lihtsalt teen valmis koostisosad, mida ma nädala jooksul kasutan ja millest ma teen erinevaid toite. Alusta sellest, mis võtab kõige rohkem aega. Ehk siis meie alustame täna juurikatest, mis me paneme ahju ja siis me lähme juba edasi hommikusöökideni, lõunasöökideni ja kastmeteni ja nii edasi ja nii edasi. Nii et alustame juurikatest ja iga nädalaselt me söömegi tegelikult kartuleid, bataate, brokolid, suvikõrvitsad, paprikat. Reaalselt meil on väga suur variatsioon juurviljasid, mida me tegelikult iga nädalaselt tarbime. Kõige esimene samm ei ole mitte kartulite koorimine, vaid ahju soojendamine, seepärast et eelsoojendatud ahi säästab palju aega lihtsalt sulle. Mul on juba valmis ahjuplaat küpsetuspaberiga, sest et meil läheb seda hiljem vaja. Mul on tegelikult paar häkki ka, mida ma tahan teiega selles videos jagada, sest et ma arvan selle ajaga, kui ma olen nüüd üksi elanud, õppinud päris mitut asja, mida on nagu mugav rakendada, kui sa süüa teed. Ja kuidas sa saad võimalikult efektiivselt kõike teha nii, et sa ei raiska oma aega, sest et minu jaoks on kõige tähtsam see, et sa nagu saad kõike teha kiirelt. Ja ma tean, et paljudel ongi vabanduseks see, et nad ei viitsi teha süüa või see, et neil pole aega teha süüa ja palju lihtsam võtta mingi Bolt Food või Wolt ja telliselt oma mingi purks või poke bowl, no mida iganes, aga ega see tegelikult, kui sa teed kõike väga efektiivselt ja sa planeerid ära oma toidud, siis tegelikult see kõik, mida me täna teeme, ei võta aega rohkem kui tund või tund pool. Ja nüüd me laseme seal keeda 6–8 minutit ja seni kaua me liigume edasi järgmise asja juurde. Seni kuni kartulid keevad, me tegeleme järgmise asjaga, milleks on snäkk ja samuti midagi, mida sa saad lisada praktiliselt kõikide enda soolaste toitude peale. Esimene snäkk, mida me teeme, on lehtkapsakrõpsud, millest ma rääkisin teile ka eelmises videos. Ja kuna ma juba eelmine video mainisin teile, kui head need on, siis ma mõtlesin, et teate mis, ma näitan teile ka, kuidas neid siis tegelikult teha. Ja sa võtadki lihtsalt enda lehtkapsa varred, ma arvan, et nende kohta öeldakse varred, ja kindlalt pese ära ja kuivata korralikult. Sa ei taha mingit sükist liivatükki pärast saada. Lehtkapsa lehe keskel on siis väga tugev vars ja seda meil vaja pole, nii et me kasutame ainult täpselt seda leheosa. Nii et täiesti vabalt lihtsalt tõmbagi sellised suht suured tükid, sest nagu ma ütlesin, nad tõmbavad kokku ja aseta ahjuplaadile. Vaata, et nad ei jääks üksteise peale, kui me paneme kõik need maitseinesse peale, siis et nad oleksid suhteliselt ikkagi erandatud. Ja me alustamegi õliga. Sa võid kasutada kas oliiviõli, kookosõli, päevalilleseemneõli, mis iganes sinu eelistus on. Vaba käega ma seda siia peale panen. Ja siis paneme natukene suula või suht palju, vaba käega jälle.
kartulid peaksid kallama valmis, nii et kallame vee ära ja siis ma näitan teile, mis me nendega edasi teeme. Ja nüüd, kui see tehtud on, siis sul on midagi sellist. Nüüd tavaliselt, kui ma prepiksin seda terveks nädalaks, seda sama toitu, siis ma teeksin neid kartuleid umbes 3 korda rohkem. Aga kuna see on siis rohkem täna meie õhtusöök ja homme ilmselt minu lõunasöök, siis ei ole praegu rohkem vaja. Nagu ma ütlesin, mulle ei meeldi toitu ära visata, nii et pigem teha vähem kui rohkem ja sellepärast ma ei ole ka eriti meal prepi inimene, sest ma tavaliselt lihtsalt ei suuda kõike ära süüa. Ma tean, sa võid muidugi sügavkülmutada kõike, mis sa teed, aga ma eelistan ikkagi värskelt teha ja ma alati planeerin oma päeva niimoodi, et ma saaks ikkagi köögis natukene aega veeta ja natukene ütleme niimoodi, et stressi maandada, sest tõesti kokkamine on minu stressi maandamise viis. Mulle tõesti meeldib süüa teha ja ma alati lihtsalt arvestan seda enda päevakorda. Paneme need ahju, need lähevad samuti 180 kraadi juurde ja need saavad olema meil ahjus 30 minutit. See tavaliselt on niisugune aeg, kus nad saavad ilusa kuldpruuni jume ja siis me juba paneme oma õhtusöögi ilmselt. Seni, kuni meie kartulid küpsevad ja lehtkapsakrõpsud samuti, siis me liigume edasi hommikusöögi juurde. Hommikusöök, mida me Tanniga oleme väga tihti suve jooksul söönud, ongi chia pudding. Chia pudding on amazing, kui sa tahad saada omega-3 rasvhappeid ja sa näiteks ei eelista süüa kala, seepärast et chiades on väga palju omega-3 rasvhappeid. Samuti see on väga nutritious, delicious. Nii et selle juurde me liigumegi ja mida meil selleks vaja ongi chia seemneid ja piima ja mett. See on see põhi, millega me alustame. Me oleme valmis saanud enda chia seemne puddingu põhja ja kui sa oled meal prepija, siis ma soovitan, et jäta see põhi niimoodi. Ära hakka siia midagi lisama, seepärast et nädala jooksul sa saad teha sellest nii palju erinevaid maitseid. Kui sul on põhi valmis, siis sa võid hommikuti lisada kas lihtsalt mangopüreed, mingeid värskeid puuvilju, kakaod, mida iganes su hing ihkab sellel päeval, kas sa tahad šokolaadist, kas sa tahad veidi rikkalikumat, kas sa tahad värskemat chia puddingut. See on nagu ülihea põhi, mida külmkapis hoida, see seisab tavaliselt 4 päeva ilusti, nii et kui sa oled meal prepija, siis ma soovitan lihtsalt jätta sul põhi külmkapi. Talleegilt saime kunagi PR-pakis sellised klaasist hoiukarbid või hoiuklaas anumad. Parim asi üldse, täiega investeeriksin veel sellistesse, sest et love it, lihtsalt love it. Paneme selle külmkapi. Ja chia pudding on parim tegelikult, kui ta on seisnud üle öö, aga 15 minutit ja ta juba tegelikult on imenud selle vedeliku kõik sisse. Nüüd teise poole juurde, mis me jätsime alles, me paneme Eesti maasikaid. Praegu on juba see hooaeg, kus me saame Eesti maasikaid, nii et tuleb ära kasutada, kuigi nad näevad veits nagu siuksed madid välja mul, aga siukeses retseptis ongi hea ära kasutada. Ja maasikate suhtes ma ei pane mitte mingit kindlat kogust, lihtsalt täiesti maitse järgi paneme maasikaid. Nüüd vahepeal, kui me tegime chia puddingut, siis meil sai valmis ka meie lehtkapsakrõpsud ja ma pean teile lihtsalt andma kuulda seda crunchi, mis siin on, seda krõbedust. No nii, tulge hästi lähedale. Kuulake seda. ASMR. Nii hea, täiesti lõpp. Nii lihtne asi. Aga
ma arvan, et iga soolase toidu, kui sa paned selle kõrvale, see on täiesti game changer, see on täiesti level up sellest tavalisest toidust, mis sa sööksid. See nädal tuli mul kõige nostalgilisem isu üldse. Mul ei ole seda isu olnud, ma arvan, ligi 10 aastat ja selleks on makaronisalat. Ma ei tea, kus see isu tuli, aga me ostsime absoluutselt kõik asjad, mis makaronisalatiks vaja on, nii et me teeme makaronisalatit ja sinna kõrvale läheb ka ülihea majoneesi asendus, nii et me kasutame herneõhust makarone, aga ma vahepeal segasin juurde ka gluteenivaba makarone. Ja ma tahan kohe öelda, et see, et paki peal ütleb gluteenivaba, ei tähenda, et see on tervislik. Ma ei propageeri seda, et gluteenivaba dieet on tervislik, absoluutselt mitte. Ma täiega pooldan seda, et söö kõike mõõdupuses. Aga ma olen aru saanud ka seda, et gluteenivaba makaron on see, mis minu seedimisele kuidagi natukene rohkem kaasa aitab, sest et kui ma söön tavalist valget makaroni, siis ma tean, mu kõht on järgmised 24 tundi kinni ja ma saan teile garanteerida, et kui ma olen söönud saia või midagi, siis sa saad sellest aru. Nii et ma eelistan kasutada neid kahte alternatiivi enda pastasalatis. Jällegi me kasutame sama häkki, mida kartulite juures, ehk siis keeda vesi ette. Kaisa, mis kraadid sa vee keedad? 100 kraadi Celsius. Aga Fahrenheiti? Ma ei tea. Ja nüüd parim häkk üldse, mida ma saan teile võib-olla siin video jooksul anda, mida võib-olla te ise ei ole mõelnud, on see, et kui sul on vaja juurvilju hautada, siis sa teed seda enda pastavee kohal. Sest et miks raisata ära vesi, kui sa saad seda täpselt sama vett kasutada? Multitaskimine, kõige tähtsam osa üldse. Ma tean, paljudel ei ole õhkfritti, aga see on nii hea asi, mida kodus omada, üldse köögis, väga suur abimees võtab nii palju tööd ära. Ja ma tegelikult kanaga ei tee mitte midagi hullu. Seda kana me kasutame nii makaronisalatis kui ka pärast meie powercouse'is. Ja ülilihtne fritis. Paned lihtsalt soola pipart peale. 15 minutit 180 kraadi juures. Perfektne kana. Tavaliselt me paneksime siia ka fooliumi sisse, sest et see tõesti, sa võidad natukene aega selle puhastamisega, aga täna läks niimoodi. Sest et kui sul on fooliumi siin põhjas, siis ta tegelikult siit alt väga hästi minu arust ei küpseta. Nii et me teeme seda the old fashioned way. Seni kuni kana küpseb, siis me lähme oma kastme juurde, mida me siis paneme selle salati peale. Tavaliselt või klassikaliselt pannakse sinna peale hapukoort või majoneesi, aga kuna mulle see mõte kummastki väga ei meeldi, ma tahan, et seal oleks natukene rohkem toitaineid, siis ma teen enda kastme ja see võib tunduda natukene veider, aga bear with me, see lõpptulemus on väga hea isegi taimkiite seaks, nii et umbes 200 grammi valgeid kube. Ühe supilüsikade Dijon sinepit, mu vend kusjuures tekitas minus austuse selle koostosa vastu. Sa saad kasutada seda nii liha marineerimisel kui kastmetes. Ja ma panen algatuseks siukse ühe kuhjaga teelüsikatäie. Sest et see on väga tugeva maitsega ja sa ei taha, et see jääks liiga sinepile. Me ühe korra juba tegime tanniks selle vea ja see ei olnud väga hea. Siis sinna läheb ka sidrunimahl ja me paneme umbes nii poole sidruni maha. Ja nüüd tegelikult sa võid kasutada ükskõik mis piima, aga mulle meeldib kasutada jällegi seda kookospiima, sest et see on mõnusalt kreemine, aga ta on suht neutraalse maitsega. Aga kui sul ikkagi, kui sa oled see inimene, kes tunneb igal pool kookose maitseid, näiteks Kaisa on selline, kes tunneb banaani maitset igal pool, kus banaan on lisatud, siis kasuta pigem mingit neutraalsemat piima. Näiteks sojapiima, mis on magustamata või mandelpiima. Ja ma panen seda 2 kuhjaga. No tegelikult 1,5 supilüsikatäit. Lõpus lisame soola ja see ongi sinu ideaalne võlts majoneesi kaste.
jällegi kõige tähtsam osa, maitse. On vaja veel natuke sidrunit minu arust. Kana sai ka valmis. Paneme siit. Ja samuti paneme natukene juurde ka soola, et maitsestada. See on ülihea kastamine teha valmis eelnevalt ja teha meal prep'iks, sest et sa saad seda nii paljude asjade peal kasutada. Ja jah. Praegu ma tegin suht selle salatiportsu, aga kui mul läks üle, siis ma hoiustaksin seda sellises klaaspurgikeses ja külmas, kindlasti külmas. Väga hea häkk on ka see, et nüüd kui see külma läheb, siis ideaalis see võiks ikkagi olla tund aega. Aga sa võiksid jätta natukene kastet alles, nagu mina jätsin, seda on küll vähe, aga natukene, et panna seda natukene juurde pärast. Sest et kui ta seisab, siis ta ikkagi imendab kõik need kastmed ja vedelikud endast sisse. Väike teist sest. Mitte keegi ei saa aru, et see ei ole päris makaronisalat. Ma võin kihla vedada. Me oleme lõpuks jõudnud parim osa juurde, ehk siis toit hakkab valmis saama ja ma näitan teile siis ka kõik need koostisosad, mis me preppisime. Tegelikult võid panna külma ja sa võid nädala jooksul panna erinevaid toite sellega kokku, aga täna ma näitan teile, kuidas ma teen enda power kaussi ja ma alustangi tavaliselt salati põhjaga. Me kasutame frillsalatit, sest et see ei ole kibe ja see maitseb hästi ja nagu siuke krõmpsuv ja mõnus tekstuur. Siis me lisame süsivesikuid, et ikkagi kõhtu natukene täita ka. Süsivesikutest, nagu sa nägid, ongi kartulid. Bataat, tavaline valge kartul. Ma mäletan kunagi üks mu endine sõbranna pidas mingit dieeti ja ma olin ise ka noor ja rumal see aeg, kes ütles mulle, et kartulid on saatanast ja et kartul ikka paneb sul kaalu tõusma ja bla bla bla, see ei... Oleks ma vaid siis teadnud, mis bullshit see on, aga oh well. Siis me lisame brokolit ja brokoli ma hautasin ära, sest et minu seedimine ei võta väga hästi toorest brokolit vastu. Jällegi asi, et kui ma olen seda söönud, siis sa saad väga hästi aru, et ma olen seda söönud. Siis natukene ka tooreid juurikaid, milleks on siis paprika, suvikõrvitsad. Suvikõrvitsad ma söön nii toorelt kui küpsetatult. Kõik ülejäägid me paneme ühte kohta, et nädala sees saaks jälle kasutada. See on minu poolt kõik, aitäh, et sa vaatasid ja ma soovin sulle ilusat päeva ning näeme juba järgmises videos.